see on klassikaline gegenpressing. Meeskond kaotas palli, aga võitis kohe tagasi. Äärekaitsja eksimus. Kus mõista mängu, naudi hetke. Tervist! Eetris on järjekordne Vivatbeti jalgpallistuudio. Räägime jalgpalli MM-ist ja seekord on vestluspartneriks Postimehe sporditoimetuse pealik Ott Järvela. Tervist! Tere, ja Peep, mäletad, paar aastat tagasi tegin mina Soccernetis jalkastuudiot, siis kutsusin mina sinu endale külla, nüüd on vastupidi, et elu toob huvitavaid keerdkäike. Elu toob keerdkäike, loomulikult mäletan seda seal staadionil mööda mingeid treppe ja asju läksime sinna üles kuskil seal üleval taganurgas, tegime seda, muidugi mäletan väga hästi saadet ja sellepärast oli mul ka kindel plaan sind seekord siia kutsuda, et see on nagu siis on 1-1 nagu. Tasumise tund nii-öelda, jah. Nii, MM käib, siuke soendusküsimus, et mis siiamaani siuke suurim elamus sinu jaoks on seal MM-il? No ikkagi tuleb vast Roheneeme saared Hispaania 0-0 viik võtta. Ma arvan, et selle tulemuse ootamatus ikkagi oli midagi sellist ja ka just see viis, kuidas Roheneeme saared selle tulemuseni jõudsid, et nad ei mänginud seda 0-0 viiki välja mingi sellise rämeda allkaitses istumisega, vaid nad minu kõige pullim statistika selle mängu puhul oli, et Roheneeme saared tead, mitu viga tegi mängu jooksul? Ei tea. Ühe vea ja mängid Hispaania valitseva Euroopa meistriga 0-0 viiki. Et see ju näitab tegelikult seda, et Roheneeme saarte mänguplaan toimis väga hästi, nad ei pidanud isegi lõhkuma ja hoidsid Hispaaniat nulli peal. Et ma arvan, et see on nagu sellise sportlike tulemuste mõttes, elamuste mõttes nagu number 1, aga kui ma jalgat vaatan või ka kajastan, siin mõnda mängu saab vaadata selles võttes, et on vaja sellest nagu mingi lugu kirjutada, mõnda mängu saab niisama vaadata. Et ma otsin ikkagi iga mängu seest ka selliseid väikseid üksikuid nüansse, et millest vaimustada või mis nagu pakuvad midagi. Curaçao 1-1 värav Saksamaale, see oli selline, et mis nüüd juhtub. Ja siis see 17 minutit, mis seis oli 1-1, see oli kogu aeg üleval, et kurat, see ei saa ju võimalik olla. Aga midagi juhtunudki lõpuks. Lõpuks ei juhtunud midagi, lõpuks oli 7-1, on ju. Et Curaçao mängis Brasiilia taseme välja, vaata. Et näiteks selline moment või siis mingisugused sellised nostalgiat tekitavad nüansid, mis viivad korraks mõtlemise kuskile kaugesse minevikku. Näiteks, kui see Mehhiko avamängu avavil oli, mul ikkagi, ma ei saanud seda Siphive Chabalala 2010. aasta väravat enda peast välja. Vaata, siis algas ka MM Mehhiko lav mänguga. Et sellised mõtted kogu aeg vaata peas käivad ja tekivad. Tegelikult MM-il alguses on olnud päris palju üllatavaid tulemusi, et kui alguses neid alagruppe vaadates võis mõtelda, et siin kõik on nagu suht selge, kes on tugevam, kes nõrgem, kes võiks võita, kes kaotada, siis tegelikult selliseid ma ütleks üllatusviike või üllatustulemusi on päris palju, aga ma hakkasin eile nagu selle peale mõtlema, et kas ei ole natuke tingitud sellest, et kuna see MM on ikkagi nii suur, millest on ka palju räägitud, et need alagrupi mängudel ei ole nende suurte satside jaoks nii suurt tähtsust, nad teavad, nagu nii lähme edasi ja siis minnakse natuke poolkõvaga mängima, võib seal midagi olla. Ma ei usu, et minnakse poolkõvaga, aga siin on natukene, ma arvan, natukene on sul õigus ja natukene ei ole ka. Ma ei usu, et poolkõvaga minnakse mängima, aga võib väga vabalt olla, et kuna esimesest mängust viimaseni 39 päeva, et siis need koondised, kes mängivad võidu peale, oleme ausad, meil on MM-il koondised, kes mängivad selle peale, et saada alagrupist edasi või mõnede jaoks on esmalt eesmärk saada kirja esimene värav või esimene punkt teenida ja siis on järgmine eesmärk, et äkki saaks alagrupist edasi. Aga on koondised, kes tulevad mängima selle peale, et olla vähemalt veerandfinaalis, vähemalt poolfinaalis või võita. Siis nende ettevalmistus võib vabalt olla olnud tehtud ikkagi sellega, et see teravus saabub hiljem, mitte praegu. Ise ju Kossusatsi ettevalmistades samamoodi sa rihid seda kõige viimast teravust, on ju. Et kas Saksamaa äkki on liiga vara terav. Inglismaa eile mängis, see kuidas nad teise poole alguses Horvaatia vastu mängisid, see oli ka selline, see oli väga hea, aga küsimus, et äkki natukene liiga vara, mine tea, on ju. Et see võib nagu ühelt poolt olla, aga teisalt ikkagi see, nii-öelda uute tegijate või selle muu maailma tase on ilmselgelt tõusnud. Võtame selle, kuidas Katar mängis. Mina mäletan seda, kuidas Katar mängis 4 aastat tagasi kodusel MM-il. Ma käisin seda esimest mängu, Katar-Ecuador oli toona turniiri avamäng,
käisin vaatamas ju koha peal kajastamas ja noh, Katari enda publik, vaata muidu enamikel mängudel seda kohalikke inimesi, noh, ma mõtlen, olid kohalikud töölised, kes ei ole siis Katari kodanikud, aga see, kus olin Katari enda inimesed, noh, selle järgi saab aru, kas kandsid seda valget hõlsti või mitte, et kus neid väga palju oleks olnud, neid mänge palju ei olnud, too mäng muidugi oli, staadion oli neid täis, nad hakkasid ju esimese poole keskel naerma oma meeskonna üle toona. Et noh, nad said aru, et pole varianti ka sellele Ecuadorile vastu saada, et Ecuador mängis nagu sellist pool nalja jalgpalli ja Katar vasaku jalaga on ja Katar ei saanud üldse vastu. Nad said kodusel MM-il kõik 3 mängu tappa, olid selgelt turniiri kõige nõrgem võistkond. Aga nüüd võtta see, kuidas nad Šveitsiga 1-1 mängisid. Jah, okei, oli natukene õnne, aga nad mängisid ikkagi hoopis struktureeritumalt ja enesekindlamalt seda jalgpalli ja lõpuks leidsid ka viisi, kuidas 1-1 viik sealt kätte saada, on ju. Ja ma arvan, see on üks selline hea näide võrreldes, et kuidas see muu maailm on järele tulnud, ja üldse Aasia-Aafrika satsid on ju tulemusi kätte saanud, vaata kust otsast tahad. No aga teine asi on muidugi see, et jalgpall on olemas, et selline mäng, kus siuke nõrgemal on alati ikkagi ka mingi variant, erinevalt, ma ei tea, võrkpallist või korvpallist, kus seda on nagu raskem saavutada, et see natuke taaskord tõestab seda jalgpalli siukest nagu juhuslikkus, ei ole võib-olla õige sõna, aga jah, et see, et kõigil on nagu võimalus. No asi taandub lõpuks, ma ütleksin, mulle meeldib öelda, et asi taandub skooriühikute arvule. Et korvpallimängus visatakse keskmiselt mingi 120-130 korvi vähemalt mängus ju. Jalgpallis lüüakse meil keskmiselt 3 väravat, veidikene alla isegi MM-il. Võtame veel ühe mängu, kus on skooriühikute arv on väikene, jäähoki, ja oleme hakanud nägema ka viimast aastat MM-idel tegelikult võrreldes mingi 2000-ndatega on ju üllatusi rohkem. Üllatusi rohkem kindlasti. Ja, aga jäähokis ka, skooriühik on mingi selline 5-6 väravat per mäng on ju. Et mida vähem on skooriühikuid, seda suurem on selle juhuse osakaal, jah, muidugi. Ei Katar Šveitsi käest 1-1 kätte sai, neil vedas ka muidugi, sest Šveits jättis kasutamata. Aga kuna kokkuvõttes jah, nende väravate hulk on niivõrd väike, siis võib juhtuda aga selleks, et võiks juhtuda, peab olema mingisugune baastase olemas sellel võistkonnal ja mul on tunne, et ikkagi see baastase nii Aafrikas, nii Aasias on selgelt tõusnud, et need võistkonnad suudavad mängida välja tulemusi, Saudi Araabia mängis Uruguayga 1-1 välja, ka ikkagi korralik tulemus on ju ja üldse siin Lõuna-Ameerika satsidel ongi algus suht nagu kehvasti läinud, kui siin Argentiina välja jätta vaata. See Brasiilia-Marokko 1-1, seda ma nagu üllatuseks enam väga ei liigitakski ausalt öelda, et Marokko on ju tõestatult hea olnud, on ju, aga jah, et muu maailm tuleb järele, mis on Euroopa vaatevinklist, ei ole liiga mõnus seda möönda, aga nii see on. Samas mul kolleeg Joosep Susi rahustas mind üleeile spordireporteri saates, ütles, et ära muretse, et lõpuks siis, kui olulised mängud tulevad, küll siis Euroopa ennast maksma paneb. Et ütles, et veerandfinaalis 5 Euroopa sats ikka on. Eks näis, sinna on veel aega. Kas Euroopa maksma, aga ütleme, lõpuks on ikkagi enamus on need õiged suured ja siis keegi üllataja ka, kes edasi pääseb. Üldiselt see on niimoodi nagu olnud, et sinna 8 hulka või isegi 4 hulka ju keegi jõuab. Väga palju sõltub sellest, kuidas see tabel praegu kokku joonistub ja kuna saavad edasi ka 3. kohad, siis meenutame seda, et 3 eelmist Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri on ka ju analoogne süsteem, lihtsalt poole väiksem, kus on 6 alagruppi ja 4 3. kohta edasi saad, nüüd meil on 12 ja 8. Et näiteks 2016 EM-il joonistus ju välja tabel, kus nii-öelda kõik suured olid ühel pool ja teiselt poolt poolfinaali jõudsid Portugal ja Wales, kes alistasid veerandfinaalides vastavalt, üks alistas Horvaatia ja teine alistas, ma ei mäletagi peast kelle, Belgia ja kus ei olnud nagu endiseid tiitliomanikke peaaegu üldse. Et eks näis, kuidas see tabel seekord välja joonistub, need 3. kohad seda pilti hakkavad segama, et kui mõni suur ei võida oma alagruppi ära, siis see võib selle tabeli kohe ju kuidagi lappesse lüüa, et siin on juba toodud välja, kui Hispaania ei peaks oma alagruppi võitma, siis 16. finaal Argentiinaga. Esimene ring play-offis lähevad vastamisi. See oleks päris jõhker paar. See oleks jõhker paar, ja see ikkagi näitab seda, et kui siiamaani võib-olla ma kogu aeg rääkinud sellest, millest ma ise alustasin, et alagruppil ei ole sihukest väärtust võib-olla, siis kui niipidi jälle vaadata, siis tegelikult ei saa nagu kergekäeliselt neid punkte seal ära anda, eks ole. Jah, aga siis on jällegi teistpidi, et sats, kes mängib alagruppi näiteks kehvasti, et kui Brasiilia Šotimaa mängus, ma ei ole Brasiilia võidus kindel pärast seda, mis ma nägin pressidelt esimeses mängus Marokko vastu. Oletame, Brasiilia jääb alagrupis teiseks. Nad ja siis satuvad kuskil nii-öelda imeliku kohta, selles sõelmängude puhus tekib kohe mingi üks tugev paar ja selle võitja järgmine ka.
aga noh, ma usun, et Prassid on küll meeskond, kes läheb turniiri käigus paremaks. Et Ancelotti saab seda punti nagu paremini tööle, ta leiab seal mingisuguseid lahendusi, noh, ta ongi selline vaata alkeemiku tüüpi treener ju tegelikult, on harjunud Madridi Realis samamoodi tegema, et noh, et mul on klotsid käes, ma ei saa neid muuta, ma pean hakkama neid kuidagi leidma seda moodust, kuidas see kokku panna, et ma arvan, ta teeb Prassidega samamoodi. Et need, kes panevad kogu oma selle vurtsu ära selle peale, et alagrupist edasi saada, aga teised mängivad just nimelt selle pikema plaaniga ja seal võivad hakata need asjad mängima. Aga alagruppide juurde veel tagasi tulles, üks asi, mis on praegu huvitav ja mis muudab, ma arvan, edasise alagrupi turniiri oluliselt põnevamaks, kui oleks võinud arvata, viikide rohkus. Meil on praegu olnud, kui ma eksin, 8 viiki 24 mängust, mis on siis kolmandik. Aga mõtle, kui alagrupi turniiri esimeses voorus mängitakse viiki, siis see ju see konkreetse alagrupi paratamatult muudab tasavägisemaks. Ja see tähendab, et seal viimases voorus kindlasti on kõigil veel võimalus, just nimelt, eriti nüüd, kui kolmas koht ka edasi läheb, on ju. Et see viikide rohkus, see on ainult hea, ma ütlen, see põnevust annab juurde. Ja siin võib hakata olema, et mõned loodavad äkki isegi 2 punktiga edasi saada, 3. koha omanikuna. Vaata, kui viiki on palju, siis see võib juhtuda. No selline üllatuste rohkus või ettearvamatus praegu teeb panustajate elu ka raskeks, vaata, siin oli alles uudis ju, et kuidas keegi pani põhimõtteliselt kogu oma vara, pani Hispaania võidu peale. Tahaks loota, et see tüübil, kes paneb miljoni Hispaania võidu peale, et tal nagu seda vara on veidikene rohkem, et Bent tegi nagu mingit lolli nalja. Aga samas tundub ju suht lollikindel värk ja mis ta see võit oli, oleks 70 000 saanud, jälle siuke aastaks sa saad rahulikult ära elada selle rahaga. Ei, ma tean küll, kes sul saate toetaja on, aga minu alatine soovitus kõigile on, et ärge panustage või kui seda teete, siis arvestage niimoodi, et see raha, mis te panete panuseks, et teil seda raha enam ei ole, te olete selle kaotanud. Ja kui juhuslikult võidate, see on puhas boonus. Et niimoodi tuleb selles asja suhtuda. Et ma ei tea, mina tunnen paari elukutselist spordipanustajat. Need on need, kes sellele Viivatbetile ja teistele kihlvekontoritele teatavasti ei meeldi. Sellepärast need võtavad, teenivad nende arvelt raha, on ju, aga nende ühine soovitus on, et seda elukutset kellelegi ei soovitata. Et see stressi tase on väga kõrge. Ja. Sest vaat just endast ei sõltu mitte midagi. See võib nagu sarnada mõnevõrra äkki isegi korvpallitreeneri tööle. No seal natuke endast sõltub, kui ka mitte lõpuni, eks ole, aga nii see on. Aga kui me räägime praegu, et siuke need väiksemad riigid ja uued riigid võivad seal MM-il ka üllatada ja ongi juba üllatanud. Paneme selle korraks Eesti jalgpalli konteksti, et kas Eestil oleks ka mingi variant seal mõnes alagrupis nagu mängida päris, ma ei tea, edasipääsu peale? No tähendab, vaata, et mult on paar korda küsitud praegu ka sinna, aga kui kaugel Eesti on, vaata, meil 48 riiki on peal, kui kaugel Eesti on. No vastus jääb väga kaugel, sellepärast, et Eesti kuulub Euroopasse, kust on MM-ile saamine kindlasti kõige keerulisem, kui meil jäävad välja Itaalia, Poola, Taani, kes ei saa MM-ile peale ja ma vastan veidike laiemalt, et nad ei saanud peale sellepärast, nad ei olnud Euroopas 16 seas. Siin vaata alguses, kui Šveits mängis viiki ja Tšehhi kaotas ja kes siin veel Euroopas satsidest alustasid kehvasti, Türgi kaotas, siis ma ütlesin ka, näe, vaata, Euroopa mäng kehvasti, öeldi mulle vastu, kuule ei, need on meil keskmikud mängivad, et tipud alles tulevad. Ma ütlesin vastu, et ei ole, et keskmikud on need, kes on kodus. Et kui meil on Euroopas 54 jalgpalliriiki ja 16 saavad peale, siis keskmikud on need, kes ei saanud peale, need on kodus, et need 16, kes seal on, need tegelikult ongi Euroopa ikkagi kõige paremad. Aga see näitabki seda, et siin Euroopa seest 16 sekka, see peaks olema mingi väga jabur juhuste kokkulangemine. Minu meelest nagu Eesti koondise jaoks reaalne siht, mis võib juhtuda, kui asjad klapivad, on see 24 sekka jõudmine, EM-ile jõudmine. Et MM-ile mitte, aga samas jah, et kui Eesti, see mõttemäng, et kui Eesti kuuluks mõnda muusse maailmajakku, et mida siis õnnestuks teha, kas siis õnnestuks näiteks MM-i koha peale mängida, siis väga lihtne vastus on, et Okeaanias jah kindlasti, sest Okeaania võitja, kelleks on Uus-Meremaa, pääseb otse MM-ile ja Uus-Meremaa, mulle ei meeldi FIFA edetabel, minu arust ta näitab suhteliselt aiateibaid, aga meenutus Eesti on kunagi Uus-Meremaaga mänginud, suht nagu võrdsega, et ilmselt Uus-Meremaa veidikene on nagu üle, aga see on selline
see on selline jõukohane mäng on ju ja huvitav oleks näha, kui Curaçaoga näiteks mängiks Eesti punktide peale, aga sellist asja kunagi ei teki vaata kahjuks, et seal mingi Kariibi mere kandis nagu võiks ju mõelda, kui asjad klapivad, aga nojah, et see on selline väga narr mõttemäng, sellepärast, et tegelikult kunagi ei saa ennast projitseerida olukorda, kus mäng käib ka punktide peale. Et ka need maavõistlused, mida et Eesti mängis siin mingi Rwanda ja Keeniaga, see on hoopis teine asi. See on sul nagu need hooeelsed karika asetusmängud, võid ju öelda, et paneme täiega, aga tegelikult kõik saavad aru, et nendel mängudel ei ole seda tähendust ja see mõjutab seda, aga kohe, kui on see kvalifikatsioon, sellega seotud pinge, siis see unistus, mis kõigis vaata mängijates on, see tekitab nendes sees hoopis teise meeleseisundi, et praegu on ju MM-il näha ka, et kuidas kuivõrd suur unistus on väga paljude mängijateks täitunud sellega, et nad seal koha peal on, sama Roheneeme saarte meeskond nuttis seal põhimõtteliselt ja siis vaata seda, kuidas Curaçao sellel saare riigi peal tänavapidustused käivad puhtalt selle peale, et meeskond mängib, mis siis, et 1-7 tappa saavad. Et kogu seda komplekti niimoodi kaasa panna ja võrrelda Eestit nagu teiste maailmajagudega ongi selles mõttes nagu võimatu, sellepärast, et maailmajagude vahel ainsad tegelikult võistlusmängud peetaksegi MM-finaalturniiril. Rohkem maailma jalgpall neid võimalusi ette ei näe. Ja kui ka mingites maavõistluses vastamisi minnakse, seal ikkagi on selline mingi teine nüanss juures. Ma ei tea, vastasin väga laialt. Ja ei, arusaadavalt. Aga nüüd on nagu kõik satsid on platsil korra käinud sisust, eks ole. Et, näinud ma küll kõik ei ole. Selge, ma arvan, et süksed inimeseks kõik on näinud, neid ongi väga, väga napp hulk. Tegelikult ma ikkagi enne MM-i panin paika, et on variant, kuidas see on tehtav. Tuleb enda elurütmi muuta niimoodi, et igal hommikul kell 11 lähed magama ja õhtu kell 7 tõused üles. Magad 8 tundi, aga pead hommikul 11-7 magama ja siis vaatad jalkat. Niimoodi on võimalik. Mis just 11? Siis on, vaata, siin viimased mängud algavad, kõige hilisem algus kell 7, nii, kell 9 lõpeb mäng, siis ei lähe kohe, natuke ikka puhkad ka, laadid ennast maha, analüüsid läbi ja siis lähed kell 11 magama. Ei tea, kas see diivani peal jalka vaatamine on päris hea unerohimine, et siin ma midagi ei laadida, et jäädki sinna ja siis magadki. Olen ka ise paar korda selle peal, jah. Nii on, aga nüüd, kui kõik on korra platsil käinud, kas saab teha mingeid järeldusi, et kes võiks olla siis ikkagi siuke suursoosik või kes kõige parem mulje jätnud või selle ühe esimese mängu järel vist mulle tundub, et ei saa nagu mingeid järeldusi teha tegelikult. Ja mida me Saksamaa kohta ikka ütleme, et Curaçao ilmselt turniiri üks nõrgemaid meeskondi, veidikene lagunes, Saksamaal oli väga hea realiseerimine ka, et ma vaatasin Saksamaa see XG statistika, mis on siis eeldatav väravate hulk, mis põhineb tekitatud võimaluste kvaliteedil. Ei olnud 7, oli 4 tegelikult, aga kuna nad realiseerisid hästi, nad lõid nagu kehvematest võimalustest ka väravad ära, nii et võitsid 7-1, aga see ei ole ju see mäng, mis on Saksamaa mõõdupuu. Et tuleb oodata natukene tõsisemad testid ära ja siis vaadata, milleks nad suutelised on. Aga kui mingeid, mõtle paari sellist joont, mida tahaks otsida või leida, et mul on tunne, et Lõuna-Korea ja Jaapan mõlemad olid nagu väga südikad, väga sellist mõtestatud jalgpalli mängisid ja seal ilmselt on nüüd näha, et vaata, mõlemad on väga pikalt MM-idel kohal olnud. Lõuna-Korea 86. aastast katkematult, Jaapan 2002. Aga vaata selline pidev kogemus, see lõpuks hakkab akumuleeruma selle riigi jalgpalli elus ja kultuuris ja ilmselt ka selles jalgpalliliidus, et nad, need olukorrad, millega nad MM-il paratamatult rehvavad, on mingil moel juba tuttavad ja nad oskavad neid paremini lahendada ja selle pealt tulevadki ka paremad tulemused ja õnnestumised. Selline jalgpalli kogemus, mitte reaalne platsi peal, vaid selline nagu tunnetuslikum kogemus. Et selliseid nii-öelda pärandmeeskondade šansse tuleb hinnata, ma arvan, kõrgemaks. Et siin, Uruguay on näiteks, kui me vaatame Lõuna-Ameerikasse selline, lisaks ma mõtlen suurtele, on ju, ja ma ootan põnevusega, mida nüüd Mehhiko oma teises mängus suudab. Et nad esimeses mängus, see Lõuna-Aafrika Vabariik oli tegelikult minust mängis veel kehvemini kui Curaçao, ausalt öelda. Nad said 0-2 tappa, aga nad oli väga halb olid, jah.
et tahaks nüüd Mehhikolt mingit nagu tõelist sellist testi ka näha, tõsi nad teises voorus vist läksid Šveitsiga, ei, nad ei ole Šveitsis nende grupis, ma ei mäleta peast aegava, ma ei hakka vaatama, aga et huvitav näha, mida Mehhiko näiteks suudab, aga suures plaanis et tuleb vaadata ära ikkagi, ma arvan siin alagrupis, teine voor vähemalt, äkki ka kõik kolm, mis vaadata sõelmängude puule otsa, et mis sealt nagu võib juhtuma hakata, uut maailmameistrit vaevalt näeme, see on lihtsalt, see ongi ebatõenäoline, et võib juhtuda, aga pigem ei näe. See on ikka kitsas ring. Kes võib uus maailmameister olla? Portugal või Holland, äkki mingi väike šanss on Norra või Belgia, äkki mingi väike šanss on Mehhiko, paneme korralda USA ka sinna. Väga julged pakkumised on. Ei, aga see tähendab, väike šanss tähendab, et 1%, Mehhiko või USA, ma ütlen 1% äkki vähem, on ju. Portugal ja Holland ilmselt on selline 5% kanti äkki, on ju, Belgia ja Norra on vähem, on ju. Norra oli küll hea, on ju. Norra oli hea küll, aga ma ütlen ka, see on nagu üks mäng, et seda ikkagi, ma ütlen, selle ühe mängu pealt on väga raske ja sisuliselt võimatu nagu mingeid järeldusi teha, eriti nagu sa siin kuskil alguses rääkisime ka, sa ütlesid, et see turniir on nii pikk, et finaal on lõpuks ju alles ju, siin on ju üle, ma ei tea, 6 aega on aega, eks ole. 8 finaal ja on mõlema võistkonna jaoks 8 mäng, see on intensiivne periood. MM kestab 39 päeva, meil eile mängisid viimased oma esimese mängus oli turniiri 7. päev. Ehk et näiteks Portugal peaks mängima 8 mängu 32 päeva jooksul. Päris tihke. See on päris tihe on ju tempo ja see hakkab tähendama seda, et võistkondad hakkavad on ju saama, kindlasti mingid vigastused tulevad, mingid väsimused, peab hakkama koosseise vahetama, kõik need hakkavad mängima, vaata. Ja eks seal see annab eelise tugevamatele, nendel, kellel on rohkem tippmängijaid. Sügavamad koosseisud, jah. Et Argentiina oli küll väga muljetavaldav Alžeeria vastu, oleme ausad, Messi tegi hea mängu, minu meelest kõige kvaliteetsem ära, minu meelest oli see 3, pani sinna alla nurka, vaata, asetas ära ikka nii magusasti. Pull on mõelda ka, et Zidani poeg oli väravas, on ju. Jah. Eks ju, aga ega see Alžeeria nüüd ka Argentiinale veel tõsine test ei olnud, on ju, et siin võistkonnad, kes on esimeses voorus saanud sellise väga tõsise testi, Inglismaa ja Horvaatia ka, see eilne nende vaheline mäng 4-2, siis Holland-Jaapan oli selline tummine andmine minu meelest, kus oli 2 kvaliteetset meeskonda vastamisi. Prantslastel oli ka päris okei, minu meelest nagu selline korralik katsetus. No sa tõid välja just 2 mängu, mis võib-olla siit esimesest ringist olid kõige huvitavamad, see Holland-Jaapan, mida oli tõesti nagu hea vaadata ja siis eile õhtune Inglismaa-Horvaatia, mis oli jättis mulle kuidas ma ütlen, helge ja kerge jalgpalli mulje nagu, eriti esimene poolaeg, kus väravaid tuli ja siuke nagu... Ma arvan, et Toomas Tuchel ei olnud see väga helge või esimese poole. Ei, ma saan aru, aga ma mõtlen nagu pealtvaatajana just. Ei, see oli meelelahutust oli kõvasti. Meelelahutuslik poolaeg, täpselt. Ja, oli küll, jah. Ma lugesin veidikele Inglise meediat, kiikasin ka siin ja nende esmane järeldus oli see, et rünnakul tõesti mitte midagi pole ette heita, et löödi 4 ja oleks võinud lüüa veel, et võimalusi tekitati. Aga et siis öeldi ka seda, et aga see, kuidas me nagu kaitses esimesel poolel meeskond mängis, et see oli ikkagi halb. Et need väravad, mis lubati lüüa, olid liiga lihtsad. See on siis Inglismaa vaade. Horvaatial ütleme nii, et eks nemad ilmselt loodavad, et nad saavad ennast paremini käima turniiri jooksul. Luka Modric, vaata, kui siin mõned... Ta polnud olemaski. Vaata, et kui meil need mõned Messi kenasti mängis oma koha välja, Ronaldot eile väga palju kritiseeriti, ta oli pigem kehv, aga Luka Modric oli see, kes langes selgelt ansamblist välja eile paraku, et ta vahetati varakult välja ka ja ma ei mõtle ainult seda, et ta penalti tekitas, aga muidu ka ta ei suutnud mängu mõjutada, mis on tema muidu see eelis, et Horvaatial asjad ei klappinud, eks nemad peavad selle ennast veidikene sättima. Inglastel palju lubav algus, aga eks nad ole ise ka targad, et nad saavad ka aru, et seal oli alles esimene mäng, ent nende eelis on tõesti ka see, et nendel on ka pikk pink ikkagi. Et põhimõtteliselt mõni positsioon seal, keskkaitse on veidikene selline, kus on nagu vähem võtta, aga mujalt seal, eriti edurivisse võtad, et seal on teine koosseis ootamas, isegi Harry Kane'il, Ollie Watkinsina on ikka päris hea vahetusmees, Euroopa liiga võitja, eks ju. Et inglased olid nagu päris head, siis Ronaldost ma mainisin ka, et see on huvitav vaata, kuidas Portugalis on kuidagi selline rahvuslik kokkulepe, et
ma ei lasegi Ronaldost lahti, et ta mängib ikkagi, jah, isegi kui temast kasu ei ole. Ja see on huvitav see, et igas teises jalgpalliriigis, ma usun, peaaegu igas teises, tekiks selline ikkagi avalik poleemika, kus jõutakse selleni, et kuulge, võtame ta nüüd välja, et paneme kellegi teise asemel, et ta on liiga vana, et las ta tuleb vahetusest tuleb mõju nii-öelda mängu mõjutava ründajana, aga Portugalis seda diskussiooni tegelikult tekkinud ei ole, et seal ollakse Ronaldole niivõrd tänulikud. Viimasel EM-il või kuskil, kus treener jättis ta mingis mängus kohtusest välja. Eelmisel MM-il. Või MM-il. Ja seal sellest tekkis jama. Ja treener sai lõpuks kinga, Santos sai kinga selle peale. Ja siis, see oli Kataris, MM-il oligi, siis ma mäletan, et mingi mäng oli, kas nad oli äkki 8. finaal Šveitsiga, mille nad võitsid mingi 5-1 või umbes niimoodi, väga suur eduseis oli ja Ronaldo ei mänginud ja Portugal mängis väga hästi ja publik hakkas vilistama mingi 70. minuti kandis ja skandeerima Ronaldo, et nõudsid Ronaldot väljakule, et see Katari publik, kes oli siis enamasti olid need võõrtöölised, kes Kataris on, et nad olid maru tigedad, et neile ei näidata Ronaldot. Aga mina ütlesin, kirjutasin toona kommentaari paras neile, et kui sa jalgpallimängu tuled vaatama mingi ühe mängija pärast ja leiad, et sinu et sa ostad pileti selle pärast, et sulle peab näidatama ühte mängijat, et see on vale põhjus jalgpalli vaatama tulemiseks ja et kui sul läheb halvasti, siis mul ei ole sinust üldse kahju, vaid mul on selline kahjurõõm paras sulle, loll oled. Jah, eks see nii on, aga ega tavainimene, võib-olla tavapublik ei saagi alati ju aru nendest, ütleme, mida see jalkakoondise peatreener, kelle on seal dirigeerida ikkagi väga suur kamp, et mida ta siis nagu tegelikult mõtleb ja tema ei saa ju selle pealt üles sõites mängu, et oi, et kõik tahavad, Ronaldo on platsi peal ja nüüd ta on siin, eks tal on vaja, et meeskondaga võidaks ka ju teed. No jah, aga Roberto Martínez, praegune Portugali koondise peatreener on, ma arvan, ta on päris täpselt aru saanud sellest, et on 2 varianti. Või 3 õigemini, et variant 1, Ronaldo on koondises ja mängib, variant 2, Ronaldo on koondises ja vahetusmees, variant 3, Ronaldo ei ole koondises. Nii, variant 3 võtab, et Ronaldo ei kutsu, süüakse kohe esimese väikese ebaõnnestumise peale, süüakse peatreener ära ja lastakse lahti, sellest avalik arvamus on niivõrd Ronaldo poolt, et Portugali jalgpalliidul ei jää muud ülesse. Variant 2, Ronaldo on koondises ja ei mängi ja mõtle tema mõju mängijate üle, ta ei ole mitte ainult nagu Portugali fännidele selline ebajumal, ta on mängijatele ka, need mängijad kõik ülejäänud mängijad on ju üles kasvanud niimoodi, et Ronaldo oli juba staar, ta on nende jaoks nagu selline ikkagi väga selge isafiguur ka ja see lihtsalt toimib, see meeskonna dünaamika läheb kohe lappesse ja sellepärast tal ongi, et see on selline Portugal, kellel on tohutut jalgpallitalenti, hakkad vaatama selle meeskonna rivistust, et niivõrd väikene riik, alla 10 miljoni elaniku, sellise jalgpalli kvaliteedi talendi hulga enda üles on kasvatanud, aga nad on praegu nii-öelda, Ronaldo küljes kinni, nad ei saa temast lahti lasta kuidagi ja siis ta mängibki ja ta oli suht kasuta ikka seal Kongo vastu, oleme ausad. Tolknes seal karistusalas, 2 korda mängiti löögile, korralikult pallile pihta ei saanud, dünaamikat ei paku, pressi küll natukene teeb, aga tegelikult jah, selline ja siuke mäng on Kongo vastu, kes nagu ei ole ju jalgpalli mõistes nagu ju mingi eriline võistkond. Ei ole, okei, tõsi seal on, et vaata Kongo, kui on Kongo kaitse suhteliselt madalalt, siis ega Portugal mingisse nagu hoogsasse rünnakusse saanud ka minna, et nad pidid nagu otsima ja keerutama. Jah, mine tea. See Ronaldo värk, see on nagu, et Portugalil on tegelikult tulemas mängija materjal tulla maailma meistriks, et neil on see võimalus olemas, nad on piisavalt kvaliteetsed, neil see võimalus on, aga siin võib olla paradoks jah see, et nad praegu ennast Ronaldo külge seovad ennast niimoodi ära, et võtavad endalt selle võimaluse ära. No samas, kui me räägime staarist, me rääkisime Modric eile ebaõnnestus, Ronaldo ebaõnnestus, samas on ikkagi terve hulk staare, kes on teinud avakäigu ikkagi päris võimsa, olgu see nüüd siis Messi 3 väravat, Mbappé 2, Haaland 2, eks ole, eile Harry Keane 2, eks ole, ütleme Keini teine värav mulle väga meeldis, see nurgalöögi puhul, et kuidas leidis see oli nagu võistkonna, seal ma nagu võrdlesin natuke ka, et seal nagu korvpallis pandi katte, et see oli nagu väga hästi nagu välja mängiti. Ja nägi, kus treeneri pingil tähistati ka. See oli kõik nagu sätitud paika, eks ole. Et on nagu nüüd need mingid superstaarid, kes on kõik nagu ikkagi alustanud nagu nüüd tulevärgiga. Ja. No
ma arvan, et need, keda sa välja tõid neist 4, 3 mängivad suhteliselt pingevabalt. Esiteks Messi, noh, lõpuks on neil, et see MM-tiitel neil käes on, noh, see ikkagi võttis väga suure pinge maha. Kõik see, mis praegu tuleb, on boonus. Ma arvan, et nad saavad ise ka sellest aru, noh, või vähemalt alateadvuses tajuvad seda. Haaland, kellel on esiteks see, et noh, Norral on väga nagu selline kindel ja hea minekuga meeskond praegu ja noh, ma usun, et vaata, norralaste eelis on ka see, et nad on nagu mõistlikud inimesed, nad ei lähe emotsiooni ära, vaid nad saavad aru küll, mis nende roll sellel turniiril on, et noh, alagrupist ilmselt minnakse suht nagu korralikult läbi ja siis vaatame, kas õnnestub midagi üllatada. Nad saavad aru, et noh, meil on, või noh, neil on Haalandi, Ödegaardi näol on paar nagu väga kvaliteetset mängijat, ja noh, Haaland esimene mäng juba näitas, mis tema kvaliteet on, et noh, ta on mängi, kes suudab üksinda mänge võita. Aga ma arvan, et Norra ei ole endale mingeid pingeid peale pannud. Ja Mbappé ka, et ja seal on põhjus, ma arvan, selles, et vaata, noh, see hunnik MM-kogemust, mis Mbappél juba on, ta on ju 26 või 7. Kolmas MM, eks ole. Kolmas MM, jah, ja mängib 2 MM-finaalis. Yeah. noh, et ka, et noh, ta on juba been there, done that tegelikult on ju. Ja noh, teebki nagu tuimalt ära, see tema see teine värav, see kauglöök, noh, täitsa nagu muuseas virutab 30 pealt sisse. See oli väga vinge. Väga vinge, jah. Jah, et ja noh, Kane'il on neid pingeid rohkem, noh, see Inglismaa. seal on need pinged, see on nagu alalised pinged, et kogu aeg nagu oi, et Inglismaa, no peaks olema nagu kõva ja siis ikka midagi välja ei tule, eks ole. No, inglased võtavad seda kõike vaata väga emotsionaalselt. Mis on loogiline, nende jaoks jalgpall on ikkagi nagu nii oluline. Ja, aga noh, selle emotsionaalselt võtmisega nad tegelikult ongi endale ju mitu korda jalga tulistanud, et noh, ma arvan, äkki üks markantsemaid näiteid on see 96. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, nad olid ise võõrustajad ja noh, siis sündis ju see laul, et football is coming home ja 30 years of hurt. Noh, ja tegelikult toona ju meeskond ei saanud selle emotsiooni pagasiga hakkama, nad olid selgelt tugevam meeskond kui Saksamaa tollel EM-il, aga see poolfinaal sakslastega, noh, emotsionaalselt nad ei saanud selle olukorraga enam hakkama, see ootus oli niivõrd suur rahva poolt Wembley staadionil ja muidugi saadi tappa ja noh, penaltitega. Et inglased on see ajalooline taak segab neid nüüd juba 60 aastat on ju ja noh, Southgate, eelmine peatreener, minule väga, minu meelest siiamaani teda nagu Inglismaal, kui seal tehakse ta liiga, et noh, 4 finaalturniiri järjest ja tulemused poolfinaal, finaal, veerandfinaal, finaal. No kurat ikka, no väga hea saldo. 4 hea saldo, aga vist ühtki võitu. Jah, noh, midagi alati puudu, et noh, et oli seal Itaalia või Hispaania finaalides vastas, on ju. Aga noh, et Southgate suutis päris palju seda Inglismaa meelelaadi muuta, aga nüüd on üks näha, kas Tuchel suudab seda kuidagi mingist sellest künkast ka veel üle aidata, on ju. Aga no inglased võtavad seda mängu väga emotsionaalselt ja kogu seda oma jalgpallikoondise asja ja see on nende nagu noh, nii-öelda hukatuseks siiamaani saanud, eks näis, noh, Harry Kane äkki on Saksamaal omandanud veidikene seda saksalike maneere, eks näis, vaata, Saksamaal on ju vastupidi. Saksamaa minu arust jalgpallikoondis võtab asja väga nagu, noh, nad ei lähe kuidagi isiklikuks, nad võtavad väga ülima professionaalsusega ja korrektselt. Ja no vanasti oli selle kohta masinlikkus, aga noh, praegu enam Saksamaa ei mängi sellist masinlikku jalgpalli, aga nad mängivad niimoodi, et noh, seal on distsipliin on küll paigas, aga see noh, loovust on ka ikkagi ja kuidagi jah, minu arust on nad sellisest nagu ma ütleks jah, sellist emotsionaalset survet on neil nagu vähe, et nad mängivad, võtavad jalgpalli niimoodi ratsionaalselt, on ju. Noh, et vaatame, kas Kane on natuke suudab seda ratsionaalsust, mida Müncheni Bayernis on nüüd omandanud, tuua Inglismaa koondisesse. Aga noh, meil seal Postimees ka ikkagi uudistejuht Georgi ikkagi korraldab totalisaatorit, iga on ju suurturniiri ajal, valge tahvli peal on kõik kirjas, et küsitakse finalisti või noh, maailmameistrit, hõbedat, parimat väravakütti ja mitu väravat lööb, on ju. No mina ikka panin, et Saksamaa võidab finaali. Ja miks ma panin Saksamaa sinna sellesse ennustusse enne MM-i oli see, et noh, et ikkagi noh, esiteks on see, et tõenäoline see, et võidab mõni endine maailmameister, noh, Uruguay jätame välja, Itaalia jätame ka arusaadaval põhjustel välja seekord. Tead, Itaalia protesteerib MM-i toimumise vastu ebasobivas kohas 3. korda järjest, vaata. Ja, täpselt. Nii, boikott on, jah. Aga miks ma panin sakslased on see, et nendest endistest maailmameistrist, oleme ausad, sakslaste suhtus olid kõige madalamad ootused. Noh, Brasiilia Ancelottiga läheb võitma, Argentiinal noh, tiitlikaitsjale pinge, Prantsusmaa, Hispaania on suur favoriidid, Inglismaa tegelikult nende järel, nii.
aga Saksamaast tegelikult ei räägitud üldse niivõrd palju, sest Saksamaal 2 eelmist MM-i on läinud täitsa pekki, alagrupis pole edasi saanud, noh, ega nad seal pole viimasel ajal nüüd liialt veenvalt mänginud, eelmine EM ka ei olnud midagi liiga head, aga kokkuvõttes kurat on ikkagi Saksamaa ju. Noh, neil on võtab mängid Leroy Sané, Jamal Musiala, noh, mis mängijad neil seal olemas on, kõik on ju, tippmängijad igas liinis, isegi Neuer on uuesti ennast käima saanud, on ju. Et noh, minu meelest nagu, et sakslastel äkki on selles mõttes nagu võimalus, vaata seekord neist ei räägitud, keegi, mul on tunne ka, et Saksamaal endal, kui ma nii palju, kui ma Saksamaa meediat olen piilunud, noh, ei eeldata praegu, et see meeskond läheb võitma turniiri, et nad pigem tahavad sellelt MM-ilt saada nüüd üle pika aja mõnda õnnestumist, mis varem oli Saksamaa jaoks ju tavaline, et noh, neil jaoks iga MM, noh, 8 hulgas olid ikka, enamasti 4 hulgas, nüüd 2 korda pole alagrupist edasi saanud, aga äkki see just annab neile mingi võimaluse, vabaduse vaata. Ja mitte see 7-1, vaid just nagu see üldine meelestatus, mis Saksamaal valitseb. Mis sa arvad, nüüd teine voor on algamas, et kas teine voor tuleb mänguliselt kuidagi teistsugune või? No, seal on see süsteem, kus 8 kolmandat kohta 12 saavad ka edasi. See tähendab ju tegelikult seda, et siin enne turniiri mingid matemaatikud arvutasid välja, et kui sa teenid alagrupist 3 punkti, niimoodi, et kaotad 2 ja võidad 1 ja väravate vahe on -1, siis mingi 85% sa saad pääseda edasi. Et sellega 85% tõenäosus sellise saldoga pääsed edasi. Et tähendab seda, et teine kaotus ei ole veel katastroof. Et noh, et ei ole kõik läbi. Aga noh, ma arvan, et mõtetes niimoodi meeskonnad seda võtta ei suuda. Et ikkagi noh, ja eriti kui sa saad, noh, kui sa esimese mängu kaotasid näiteks 2 ja teise kaotad on ju, ma ei tea, ka 2, sul on -4 juba väravate vahe, peaksid viimase võitma, noh, 2 või 3, see on keeruline, eks ju. Et need meeskonnad, kes esimese mängu kaotasid, need on alagrupis alati teises voorus surve all. Et ühelt poolt jah, noh, ilmselt on see, et nad esimene ülesanne mitte kaotada, et noh, 1 punkt 2 mängust selle elab veel üle, et siis sa jätad 3. mänguks igal juhul endale võimaluse. Aga ühesõnaga see esimese mängu tulemus hakkab teist vooru dikteerima. Et kes saab sinna kuidas vastu tulla. Et noh, mõne meeskonna jaoks oli ka viikpõrumine, et ma arvan, noh, Šveitsil, Brasiilial, neil on nagu väga selline noh, kohustus midagi nagu õnnestada. Sa mõtlegi, nad peavad mängima teistmoodi või peavad nad lihtsalt ennast kokku võtma, eks ole. No Šveitsil on vastas Bosnia, noh, väga selline Euroopa omavaheline duell, Bosnia kaotas esimese mängu, noh, kaks avamängus põrunud Euroopa satsi omavahel. Tuleb väga hea mäng, kas mitte täna õhtul ei ole või on homme? Võimalik, ma praegu ajakava vaata peas ei ole. Ei ole peas niimoodi, jah. No üldse ei ole peas. Alagruppide kokku peast vaatamine või alagruppide peast meenutamine tekitab ka mingeid raskusi, on ju. Aga teistpidi jälleks, noh, Marokko-Šotimaa. Marokol esimest mängus pressidega viik, šotlased võitsid on ju Haitit, seal ma arvan läheb vastamisi 2 satsi, kes vaatavad, et noh, päris hea on seis, on ju. Marokko oli üldse hea. Marokko see, kuidas ta mängisid enne seda jahutuspausi presside vastu, see oli ikkagi ohsam meie kui hea jalgpall. Ja see kõik on tore, nagu Marokod ja kõik mängivad toredalt ja head jalgpalli, aga kokkuvõttes tahaks ikkagi lõpus näha neid õigeid satse ja mingid Marokosid ja siukseid ei tahakski seal näha, tahaks ikkagi ainult suuri. Suured peavad mängima medalite peale, mina olen alati seda meelt nagu. No, et see ring ei tohiks nagu laieneda. Miks Horvaatia suur ei ole? 2 MM järjest medalid. Horvaatia on Euroopa võistkond võib-olla teab natuke ikkagi suuremaks pidada, aga ikkagi tahaks jah, et no jah, kui me läheme natuke jalgpallipoliitikasse, siis noh, ilmselgelt on muu maailma, noh, et jalgpalli MM-i laiendamine oli ju väga selgelt tellimus Gianni Infantinole ja seda tellisid Aasia, Aafrika ja Põhja-Ameerika. Nemad ütlesid, me tahame, ja Okeaania ka, et noh, tegelikult 3 veerand jalgpalli maailmas tahtis, et MM tehtakse suuremaks ja noh, seal et nende juures saaks rohkem peale, rohkem seda võimalust ja elamust ja seal Infantino täitis tellimust, et Euroopa suhtus oli pigem vastu ja Lõuna-Ameerika oli leige. Et aga noh, eks nad muidugi tahavad ja loodavad, et seeläbi ka suureneb nende võimalus sinna lõppmängudesse sekkuda. Noh, ma ütleks, et ikkagi üldiselt tuleb vaadata seda ka esimest vooru, nüüd näitab, et minu meelest nagu muul maailmal on Euroopa vastu rohkem šanssi, kui oli varem.
et neid tulemusi, kus Euroopa satsidel pole läinud liiga hästi, neid oli ikkagi oma jagu, et siin me ei saa rääkida ühest kahest näitest, nende Tšehhi kaotus Lõuna-Koreale näiteks minu eest ja nad ei kaotanud, nad mängiti selgelt üle. Tšehhi oli nagu kehvem võistkond Lõuna-Korea vastu, et see on selline asi, mis nagu on selline äratuskell, ma ütleksin ka Euroopale veidikene, et lihtsalt elu näitab, et ilmselt mõni uus suur tekib, aga kes see on, eks näis, et selleks, et tõusta suureks, sa pead ilmselt mitu korda järjest MM-il jõudma sinna vähemalt poolfinaali või veerandfinaali. Horvaatia on 2 korda järjest poolfinaalis mänginud, neid nagu natukene võib selleks pidada, aga Maroko, kui nad seekord ka nüüd jõuaksid 4 hulka, või äkki isegi veerandfinaali, ma arvan, 2 MM-i järjest Marokolt poolfinaali ja veerandfinaali, siis on see, et neil juba tekib mingi staatus. Nad muutuvad selliseks tõsiselt võetavaks jalgpallijõuks, on ju. Ei, ma olen sellega nõus, aga ei taha need uusi, see ei ole nagu nii huvitav nagu, jah. Minu jaoks huvitav ikkagi need suured nagu peavad oma. Vaata, mina näiteks praegu selle alagrupi turniiri ajal ma kahetsen seda, et ilmselgelt on tehtud graafik niimoodi, et me sinuga saame siin, kui me nüüd öösel üleval ei passi, me näeme Euroopa satside mänge eelkõige. Aga minu jaoks MM-il, eriti just alagrupi faasis, põnevamad mängud on need, kus kohtuvad Euroopa välised satsid omavahel. Näiteks täna öösel ka oli ju see Ghana-Panama või ka ma vist elu sees üks mäng. Ei, aga minu jaoks on see huvitav näha, kuidas see Aafrika ja Põhja-Ameerika sats omavahel mängivad. Ja Usbekistan, Kolumbia samamoodi, et mis oli ka täna öösel näiteks. Või see Ecuador elevandiluurannik oli üks öösel. Vaatan, kurat, ma tahaks nagu vaadata, aga ma ei hakka öösel kell 2 seda mängu vaatama. Muidugi ma ei hakka, ma magan, järgmine vaja tööle minna. Aga tegelikult minu jaoks nagu jalgpalli MM-i see võlu on just nimelt see, et seal näeb seda maailma jagude vahelist mänge ja kusjuures just neid, kus Euroopa ei osalist, Euroopa satsi ma näen nii muul ajal ka. Aga praegu kahjuks selle jaoks, selle vaatamiseks ei jagu, on vähe võimalust, sest ma ka ei taha öösit üle vaadata. See on ikka süvahuilise joone, nagu sa praegu räägid. Mina olen friik, muidugi. Sama inimese niimoodi, ma arvan, et ei mõtle ikkagi. Jah, ei, ma olen nõus sinuga, jah. Räägime natuke kummalistest seikadest ka seal MM-il, et minu jaoks oli üks kummalisemaid asju siiamaani Tuneesia peatreeneri vahetus keset turniiri, et mis selle point nagu on, et okei, said tappa Rootsi käest seal 1-5 ja siis vahetad peatreener ära pärast esimest mängu. Mida see uus treener siis, kes pole nagu selle koondisega nagu mingit seost ju, mida siis teha saab seal? Vaata nüüd arvutust ära, kui ma eksi, nad on ju samas grupis Hollandi ja Jaapaniga. Ma võin kiiresti vaadata, aga võimalik küll, jah. Kas see olnud Rootsi? Ma kohe vaatan. Nii. Võtame siit natuke endal seda vaadet. Sest mul alagrupid mul endal ei ole peas üldse. Aga... Ei, mul ka ei ole. Mul on siin muud uudised, nii alagrupid. Võtame kohe lahti. Loodan, et Postimehe lehelt ikka. Tunnistan ausalt, et ongi Postimehe leht mul ees. Jaa, no see on tubli. Nii, nad on ühes alagrupis jaa. Rootsi, Jaapan on ju? Rootsi, Jaapan, jah. Holland. Tuneesia on tegelikult juba praegu pekkis ju. Ees on mängud Hollandi ja Jaapaniga, neil on väravat vahe praegu -4. Jah, ja väga tugevate satsidega, eks ole. Just. Et ma ei kujuta ette, mis selle siukse asja point nagu on siis tegelikult. See on nüüd selle jalgpalli emotsionaalne külg, et seal oli ilmselgelt ilmselt oli seal taustal mingisugune peatreeneri ja jalgpalliliidu vaheline mingi pikem hõõrumine ja nüüd, kui esimene mäng niivõrd aia taha läks, siis kohe otsustati reageerida. Aga kasu reaalselt kasu sellest muidugi ei ole. Aga mõtlesin, peatreener oli kes lühikest aega, ta oli 6 mängu, et nagu sellised enne MM-finaalturniiri üldse peatreeneri vahetused on ka sellised kummalised ju tegelikult. Võtame teine asi, võtame Rootsi, selle sama mängu teise osapoole. Graham Potter, nende peatreener, millal tuli ametisse, pärast seda, kui nad sügisel läks valikturniir täiesti aia taha, ma ei mäleta, kas ta tuli valikturniiri viimast 2 mängu ka tegema, pigem vist mitte minut tuli pärast seda, võeti näiteks sõelmängudeks. Graham Potter, kes on Inglismaa kõrgliigas ju töötanud Chelsea's ja Brightonis, aga kes oma treeneri tööd alustas kunagi Rootsis. Ta on nagu Rootsis oma poiss on ju ja vedas Rootsi läbi sõelmängude MM-ile ja praegu on täielik nagu heaolu tunne Rootsis, et on võimalik selle suht vahetult enne MM-i treenerit vahetades ka täppi panna, nagu Rootsi on praegu pannud. Tuneesial mitte. Aga lõpuks see, et kuivõrd hästi treeneri valik õnnestub ja oleme ausad, et Aafrika jalgpallis on läbi aegade olnud palju selliseid emotsionaalseid treenereid,
peatreeneri vallandamisi, vahetusi ja igasuguseid jamasid, et see on ikkagi jalgpallikultuuri küsimus ja ka professionaalsuse küsimus. Ja no Aafrika jalgpalli suurim häda läbi aegade on olnud saamatu asjaajamine. Mängija talenti on Aafrikas tohutult on ju, aga see, kuidas seal asjaajamisega ja jalgpalli juhtimisega ei saada hakkama, see on tegelikult põhjus, miks Aafrika jalgpallil on läbi aegade üks MM-i poolfinalist Maroko 4 aastat tagasi. Jah, aga teiselt poolt jälle võtta nüüd, ma ise nagu panin ennast see treeneri seisu, et sa lähed sinna, okei, muidugi pakkumi tehakse, see on ahvatel, sa võtad see vastu, lähed, aga et mida sa siis seal muuta jõuad selle ajaga ja tõesti, kui sul on nii 2 mängu, nii rasked vastased. Praegu nägid, kes uus treener on see Sergei Barreiko teisik, see ja, kes on ju tegelikult olnud ju mitmel finaalturniiril olnud ja ta oli ju Saudi Araabia koondise juures eelmine MM ja ka nüüd oli enne seda MM-i oli ta seal mingi hetk ja ma ei saa, kas sai kinga või lihtsalt sai leping läbi, ma seda ei jõudki täpselt vaadata, aga kogenud mees küll, eks ole, aga ikkagi et sa ei saa ju mingeid väga kardinaalseid muudatusi teha, sul ei ole siukseid ju käikegi seal kokku. Kardinaalseid muudatusi jah, mitte, et ma usun, et ta nagu tajub väga täpselt, mis on see Tuneesia olukord praegu, et neil on alagrupist edasi saamine väga-väga keeruline. Ma arvan, et tal oli palgaläbirääkimistel oli tema üks mõned meeldivad on ju asjaolud seal. see töö peab suht lühikese ajaliseks, aga sellest saab päris korraliku ütleme kotitäie krõbisevat. Ma arvan, et ükskõik, kuidas Tuneesial neis 2 mängus läheb, Renardi mainet peatreenerina see ei mõjuta. Oled sa nõus? Ei, ma olen nõus muidugi, loomulikult ei saagi mõjutada. Jah, et tal on selline nagu... Temal on muidugi ainult võita, kui mingi ime peaks juhtuma. Kujuta ette, viib sealt nagu Tuneesia praegu kuidagi alagrupist edasi. See on nagu... see oleks jah, just ime. Aga ainult võita, aga ma ei näe nagu seda varianti, et see võit oleks võimalik. Ma ka mitte. Eriti sellises koosluses, vaata selles alagrupis. Aga eks selliseid asju, nüüd on jah, näed, et kui see jalgpalli MM on suurem, et 48, siis on suurem tõenäosus, et mõni selline veidikene ebakvaliteetsema juhtimisega jalgpalliriik jõuab ka sinna. Tuneesia puhul me praegu seda näeme, et see on ilmselgelt, see on juhtimisviga, et sellisesse olukorda on jõutud, kus pärast esimest mängu peatreener vallandatakse. Ja see ei ole mitte juhtimisviga peatreeneri poolt, kui ka tema sooritus, ma saan aru, selles mängus oli väga nagu kehv, et ta oli seal mingite mängijate valikutega tõsi jah, väga puusse pannud, aga üleüldse tegelikult see on ju juhtimisviga ikkagi jalgpalliliidu poolt, et nad sellisesse olukorda olnud selle peatreeneriga jõudnud. Aga jah, et millistes riikides me selliseid juhtimisvigu näeme, millistes maailmajagudes, eelkõige Aafrikas, aeg-ajalt natukene mujal ka. Teine selline kummaline või ebameeldiv seik oli siis seotud Iraani koondisega, kes pärast mängu sunniti sisuliselt, ma ei tea, paari tunni jooksul USA pinnalt uuesti nagu lahkuma. Nii palju, kui mina lugenud, see on veidikele nüüd, seal on Iraan veidikele ise nagu üle võimendanud et tegelikult on see, et nende lennuplaan oli nagu paigas olnud, et nad lähevadki tagasi, need treeningbaas tehti Mehhikosse, et see, et nende sunniti treeningbaas USA-st Mehhikosse enne turniiri vahetult ümber kolima, selle üle muidugi õiendada, ma saan aru, aga praegu ma saan aru, et see lennuasi, et seal nad veidikele kruttisid ise üle. Aga ma saan aru, neil oli plaan nagu järgmise päevani jääda sinna koha peale, seal teha veel mingi trenn ja siis tagasi sõita. Võimalik jah. Selge on see, et USA võimud Iraani kotivad. Kui me nüüd ausalt selle asja välja ütleme, et Iraani olemine sellel turniiril on tehtud ebamugavaks, see on nagu ilmne ja huvitav on see, et Gianni Infantino, oleme ausad, puges Donald Trumpile 2 aastat niivõrd palju, kui vähegi jaksas. Kutsus eelmine aasta klubide MM-il selle trofeega platsile finaalis, et üle sai anda seda Chelsea'le, mõtles välja FIFA rahupreemia, omistas selle Donald Trumpile, Trump sai endale medali kaela panna ja kõik on ju. Tegelikult miks Infantino seda kõike tegi? Selle praeguse MM-i nimel. Lootuses, et see, kui öelda, ostab või annab talle Trumpi administratsiooni poolehoiu, et MM saab sujuda tõrgeteta. Sest et mida nõutavad FIFA liikmesriigid Infantinolt, kui FIFA presidendid, on see, et turniir toimiks tõrgeteta. See on ju iga rahvusvahelise spordiorganisatsiooni ülesanne number 1, tagada enda korraldatavate võistluste laitmatu sujumine, on ju.
ja praegu ilmselgelt olnud tõrked, et siin kindlasti Infantinole tekivad teatud ebamugavused, et hakatakse, võimalik, et mitte avalikult, aga tema käest hakatakse küsima tema käest ebameeldivaid küsimusi FIFA liikmesriikide poolt. Et Iraan on siin üks asi, aga tegelikult eks ta vihastas välja ka muud Aafrikat sellega, mitte tema, aga see lõpuks pannakse tema kaela, et see Somaalia kohtunik ei saanud MM-ile, mille selle peale vallandus kohe ka FIFA UEFA selline kukepoks ju. UEFA selle peale teatas, vaata kes omavahel praegu läbi ei saa, UEFA teatas, et Somaalia kohtunik ei saanud MM-ile, vilistab meile superkõrikat, mille peale FIFA pressiosakond otsis üles mingi UEFA presidendi Šeferini intervjuu kuskil Sloveenia ajalehele, kus ta oli öelnud, et MM-i laiendamine tähendab ka mitmeid tähenduseta mänge ja see lause jätkus, aga ma saan aru, et see on tähtis, et nad saavad seda võimalust, võeti ainult see lause esimene pool ja tegid 13 maailma jalgpallit ühe avalduse, 3 lehekülge pika, kuidas Šeferin ikkagi ei pea lugu ja nõnda edasi, sellepärast, et ei tahetud UEFA positsioon natuke tugevamaks. Et jalgpallipoliitiline võitlus käis, aga nüüd ma tõmban selle asja veel laiemaks, et kes nagu tegelikult väga-väga mures praegu selle üle on, mis on praegu selle turniiri käigus juhtunud nii selle Somaalia kohtunikuga, nii Iraani delegatsiooniga, aga tegelikult on seal ju olnud reisipiiranguid ka muude riikide mingitele, mitte mängijatele, kuigi asjapulkadele rohkem, aga ka mõned mängijad on seal olnud ju 8 tundi piiri peal kinni ja mingi Uruguay koondist oli mingi narkokoortega läbi nuhitud ja sellised asjad. No just, kes on väga närvis, on Rahvusvaheline Olümpiakomitee. Neil tuleb 2 aasta pärast olümpia LA-s. Ja nüüd võtame, et Somaalia kohtunik ei saa MM-ile. Juba praegu on näha, et talle, kuidas öelda, tasutakse see ebaõiglus heldelt. Ta saab, FIFA teadis juba, et palk makstakse tal ikkagi välja turniiri eest või tasu. Nagu näha, ta saab UEFA superkõrikat vilistada, kindlasti tehakse poliitilisi otsuseid nii Aafrikas kui ka FIFA poolt, et ta järgmistel aastatel saab nimekaid määramisi. Nii-öelda sest et on olemas kompensatsioonimehhanisme. Aga nüüd kujuta ette, et meil on 2 aasta pärast LA olümpia ja on see Somaalia või on see mingisugune Iraani või ükskõik mis riik, mis parajasti USA-le parajasti mingil põhjusel ei meeldi. Ja oletame, et ei lubata riiki sisse selle, võtame näiteks judomaadle, et selle riigi mingid väga head judomaadle. Aga kuidas sa talle mingit kompensatsiooni maksad? Või mis maksad, üldse sa kompenseerid, sest vaata, olümpial on ju need, kes olümpial võistlevad, enamik spordialasid, neil peal olümpia mitte midagi muud ei olegi, kõik muu on olümpiaga võrreldes täiesti tähtsusetu. Et seal Somaalia kohtunikul MM-il vinnistamine muidugi unistus, aga kokkuvõttes jalgpallimaailmal on võimalik pakkuda kompensatsioone. Häid asju ikka. On jah, klubivõistlused on hoopis eraldi teema välja niimoodi, aga et mõtled sa mingit maadlejat või mingit aerutajat, kelle jaoks on 4 aastaga tähtsam võistlus ja sageli on niimoodi, et enamik olümpialasi ainult ühe korra olümpiale jõuavadki. Karjäär lihtsalt tuleb keegi rivaal peale ja võtab kohe ära. Ja mõtle, kui Rahvusvahelise Olümpiakomiteest käest hakatakse 2 aasta pärast neid küsimusi küsima. Nad on näha oli, et Kirsti Coventry andis eelmine nädal ühe pressikonverentsi, kus ta käest küsiti seda. Kuule, et vaata, mis praegu USA-s toimub, et kas sa mures ei ole. Ei, meil on hea suhtlus, ja siis tuli jätkuküsimus. Kuule, et Kirsti Coventry, te nagu väga ei vastanud praegu küsimusele, et kas te tõesti kuidas te kavatsete tagada ja selle peale oli näha, kuidas Coventry juba ägestus ja andis mingi väga sellise nipsaka lühikese vastuse ja põhimõtteliselt lõpetati teema ära. Et Rockis on praegu nagu, ma arvan, väike paanikaosakond juba avatud. Nii, jätame üldpoliitika sinna paika ja tegelikult peamegi saate kokku tõmbama, et aitäh Ott, et tulid. Jutt on ladus sul nagu ei ole muutunud aja jooksul. Proovime. Aga ei selle MM-iga, et tegelikult on ta ikkagi väga ettearvamatu. Et siin on neid muutujaid on rohkem kui varem ja selline MM ongi, et ta ongi väga ettearvamatu seekord, nii et eks näis, kuhu poole ta läheb. 6 aja pärast näeme, enam-vähem 6 aja pärast. Jah, 39 päeva on MM-i seekord päris pikk. See on ikka jõhker. Nii, aga vaatasite siis Viatbeti jalgpallistuudio järjekordset saadet ja tuleval nädalal uus stuudio, uus külaline või uued külalised ja kohtumiseni. No nii, ja see on klassikaline Gegenpressi. Meeskond kaotas palli, aga võitis kohe tagasi. Ja kohtunik näitab näpuga penaltipunktile. See tähendab penaltit. Kus sa oled? Mõista mängu, naudi hetke.